Mis saab siis, kui saan kirja kohtutäiturilt? See tähendab, et algab täitemenetlus ja võla sissenõudmisega tegeleb nüüd kohtutäitur. Kohtutäitur täidab nii kohtuotsuseid kui ka muid täitedokumente, näiteks trahviteateid. Kui saad kirja kohtutäiturilt, ava see kindlasti, loe hoolikalt läbi ja vajadusel küsi abi. Selleks, et oma õiguste eest paremini seista, on oluline kinnitada kirja kättesaamist. Täituriga tuleb alati ühendust võtta enne tähtaja lõppu. Sissenõudja nõusolekul on võimalik sõlmida maksegraafik. Kui maksegraafik lepitakse kokku enne vabatahtliku tähtaja möödumist, aitab see vältida suuremaid täitmiskulusid. Kui täituriga ei suhtle ega reageeri kirjadele, võib ta arestida kogu sissetuleku või pangakonto. Selleks, et igakuine miinimumsumma jääks sinu kontole alles, tuleb täiturile esitada vastav digitaalallkirjaga taotlus. Kui sul on ülalpeetavaid, tuleb see taotluses kindlasti ära märkida. See võib jätta sulle veelgi suurema summa igakuiselt kätte. Kui konto on arestitud, on oluline arutada olukorda ka tööandjaga, sest kohtutäitur edastab arestiteate ka tööandjale. Iga makstud euro vähendab võlga ja viib lahendusele lähemale. Pärast võla tasumist või aegumist jääb info maksehäire registrisse üles veel 5 aastaks. Täitemenetlus ei tähenda, et oled olukorraga üksi. Võlanõustajate kontaktid leiab Finantsinspektsiooni tarbijaveebist minuraha.ee või Eesti Võlanõustajate Liidu veebilehel. Võta ühendust ja võlanõustaja aitab seista sinu õiguste eest, suhelda täituriga ning koostada plaani. Tasuta võlanõustamine on kättesaadav kohaliku omavalitsuse kaudu. Kohustuste täitmisega liigud lähemale korrastatud rahaasjadele. Usaldusväärset infot leiad näiteks kpkoda.ee.